Eestis kerkivad üha enam avaliku arutelu keskmesse küsimused, mis puudutavad meie ühiskonna tulevikku ja kestlikkust. Fookuses on see, miks paljud noored lükkavad elu muutvad otsused edasi ning millised tegurid kujundavad nende valikuid ja mis kõige tähtsam, millised on selle tagajärjed. Väga sageli on küsimus hoopis turvalisuses ja selles, kas noored naised tunnevad ennast piisavalt turvaliselt, kas maailm on nende jaoks piisavalt turvaline, et nad julgevad siia maailma lapsi sünnitada. Meil on tehtud ka mitmeid uuringuid ja noored naised on öelnud näiteks, et väga sagedane põhjus on see, et ei ole sobivat partnerit, ei ole laste isa, keda saaks usaldada sellel teekonnal ja kellega saaks koos selle teekonna ette võtta. Ja see on väga sagedane põhjus. Teine küsimus on muidugi see, milline on see emadus noorte naiste silmis üleüldse. Väga paljud ütlevad, et need nõudmised on justkui nii kõrgeks aetud ja paljud ütlevad, et ma ei suuda olla piisavalt hea lapsevanem. Täna tulebki rääkida nii majanduslikust ebakindlusest kui ka tööelu ja eraelu üha keerukamast tasakaalust. Samuti on muutunud väärtushinnangud ning see, millist rolli mängib ühiskondlik surve isiklike otsuste kujunemisel. Töö ja pere ei ole vastandid, vaid need täiendavad teineteist. Need võivad olla täiesti ressursid, et tööl me laeme patareisid, et minna koju ja kodust me saame midagi palju enamat juurde, et teha tööd. Nii et kui me mõistame võib-olla seda ja suudame panna need teineteise heaks tööle, siis ma arvan, et asi võib olla väga hästi tasakaalus. Kui praktilised küsimused, aeg, töö ja toetus on olulised, siis sama palju mõjutavad valikuid ka väärtused ja eeskujud ja siin ei ole määrav rahaline toetus või midagi materiaalset. Me ikkagi toetume ju igaüks esmalt oma perele, oma juurtele nii-öelda ja kui on seal positiivne vastukaja toetus olemas, siis see on esimene asi, mis tegelikult ju annab julguse ise edasi vaadata, kuidas ma oma elu rajan, laste sünd, kasvatamine, kõik sellised küsimused esmalt on seotud väga tihedalt me oma pereringiga või ka sõpruskonnaga tegelikult, sest kõikidel võib-olla ei ole pere toetus nii tugev. Me saame üksteist julgustada, et tegelikult laste sünd ja kasvatamine põhimõtteliselt minu jaoks küll ei ole oma kogemuse põhjal ka kuidagi maise varaga seotud. Ja tõesti tunda on, et emadepäeva nädal on kätte jõudnud, sest erinevad organisatsioonid ja poliitilised jõud on täna oma debati ette rakendanud sellised teemad nagu pere loomine ja laste saamine ja näete, minu selja taga sotsiaaldemokraadid täpselt sama radapidi ja eelkõnelejatega jäävad nad nõusse. Ainuüksi rahast ja lastetoetusest ei piisa, et Eestis jälle lapsed sündima hakkaksid. Ei ole sellist ühte võluvitsa, aga kuskilt tuleb pihta hakata ja see on võib-olla see põhisõnum, et meil on uuringuid, analüüse kümnetes täna, et palun teeme nüüd need poliitilised otsused ja teeme ühiselt tööd selle nimel, et laste heaolu Eestis läheks paremaks. No ma sain aru, et see partnerite mure on teil siin ka lahendatud nende kaante vahel, et noored naised ei leia endale kindlat partnerit, kellega tõesti julgeks lapsi saada. No kas just lahendatud, aga meil on oma ettepanekud tõesti selles osas, et me räägiksime võrdsemast partnerlusest, et laps vajab mõlemat vanemat, nii oma ema kui ka isa selleks, et tegelikult igakülgselt ja toetatult üles kasvada.